Rohelise tamme ala ideekava. Tartu Tamme kool on juba arendanud oma õueala ning kooli arengukavas on selgelt välja toodud, et õueõppe rolli suurendamine ja keskkonnaharidus on vajalikud ja tulevikku suunatud tegevused. Minu kavand toetab just nendele eesmärkidele ning viib need praktiliselt järgmisele tasemele. Eesmärk ja tulemus. Minu eesmärk on luua iga-aastane Rohelise tamme alanädal, mille fookuses on õuesõppe ja keskkonnateadlikkuse suurendamine. Selle toetuseks soovin rajada kooliõuele niinimetatud rohelise klassi ala, mis seotakse tihedamalt looduse ja loodusõppega. Selline keskkond suurendab õpilaste praktilisi õpioskusi, õpetab neid vastutama oma ümbruse eest ning kasvatab ka kogukonna kaasatust. Minu roll. Minu roll õpetajana oleks eelkõige olla projekti eestvedaja ja motiveerija. Motiveerida õpetajaid rohkem kasutama õueõpet, lõimida õppetööd keskkonna ja loodusega, nii et aineõpetused saaksid praktilist mõõtmist. Kaasata spetsialiste ja kogukond, et luua sisuliselt toimiv ja teadmistega toetatud õueala. Hinnata projekti mõju, kogudes tagasisidet nii õpilastelt, õpetajatelt kui ka kogukonnalt. Kogukonna kaasamisel on võtmeroll, sest projekt ei saa toimida ainult õpetajate initsiatiivist. Õpilased peavad tundma, et nad saavad kaasa rääkida ja osaleda õueala arendamises ning üritustel. Õpetajad vajavad motivatsiooni, et siduda oma ainetunnid õuesõppe ja keskkonnateemadega. Spetsialistid, näiteks Tartus Loodusmaja, aitavad õueala sisuliselt rohelisemaks kujundada ja annavad teadmiste pagasi. Lapsevanemad saavad käed külge panna ala arendamisel, istutamisel, ehitamisel, aga ka jagada oma mõtteid ja ootusi, et ala oleks kogukonna jaoks väärtuslik. Toetus pikaajalistele eesmärkide. See projekt toetub Tartu Tamme kooli arengukava pikaajalisi sihte mitmel moel. Õpilaste õpioskuste enesejuhtimise arendamine. Õpilased õpivad planeerima, vastutama ja hooldama looduskeskkonda. Lapsevanemate ja kogukonna kaasatus. Ühiselt loodud õueala tugevdab side kooli ja kogukonna vahel. Õpetajate õpilaste vaimne heaolu. Looduses viibimine õuesõppe vähendab stressi, suurendab liikumist ja pakub vaheldust tavapärasele klassitunnile. Soodustavad ja takistavad tegurid. Meie projekti soodustavad tegurid on hea õueala olemasolu, õpilaste ja kooli poolne juba olemasolev huvi ning arengukava toetus. Arengukavas on välja toodud, et õuesõppe ning keskkonna arendamine õppetööks on hädavajalikud aspektid, mis loob kindla aluse projekti elluviimiseks. Takistavad tegurid on suurim väljakutse on ajaressurss, sest projekti kavandamine läbiviimine nõuab lisapanust nii õpetajatelt kui õpilastelt. Teiseks, rahastuse küsimus. Õueala on küll juba uuendatud, kuid uued täiendused võivad mõjuda liigse kuluna. Kolmandaks, hoolduse kestlikkus. Ala peab olema korras ka siis, kui õpilased kasutavad seda vahetundides või pärast kooli.